Oi kui kaunis ja nüüd ma saan aru, miks järjest rohkemad eestimaalased kasutavad oma kodude sisustamisel sisekujundajat. Sellepärast, et see ongi täpselt ju see, mida teie, Pilerin, oma teadmiste oskustega loote, et meil oleks oma kodus olla igal ajal võimalikult mõnus ja ka õdus. Ja, täpselt. Kuidas siin nüüd võeti ühendust, kas siis seinad olid püsti, kui te hakkasite oma niimoodi loovust siin panema? Tegelikult see algas juba palju varem. Ei olnud seda maja, ei olnud seinu või natukene oli vundament vist ikkagi oli olemas. Ja pererahva sooviks oli siis luua selline, et laiendada oma olemasolevat sellist saunapinda või saunamajakest, et külalased ei mahu ära. Sai siis sooviks neile tekitada selline suurem pind, kus saab suvel elada ja ka ööbida vajadusel. Selline väike maja. Ja et siin väikeses ruumikeses oleks seda avarust võimalik palju, siis ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, siis esimene nipp muidugi need valged seinad, valged laed. See loob avarust, on ju? Või panin mööda ütleme, praegu? See on selles suhtes selline klassikaline, mida võib mõelda. Aga tegelikult valget siin nüüd päris ei ole, et väike nipp, et kunagi ei tasu teha kõike päris toonimata valge, et siin on ikkagi tooniga valge, aga jah, hele värv annab avarusse. Ja siis teine asi muidugi hästi palju klaaspinda, mis mulle isiklikult samamoodi meeldib, ka mul endal kodus on, ma olen küll korterid, mul majakest ei ole kahjuks, aga et on hästi suured maast laenaknad ja seda tegelikult järjest rohkemad Eestimaast tegelikult ju hindavad ja soovivad. Just. Aga sellega kaasneb järgmine probleem. Nimetame seda mööndusega probleemiks, sest et välja vaadata on küll ilus, tore, aga tegelikult õhtusel ajal võib-olla tahaks privaatsust saada. Siis see on ju ka näha. Kuidas siis seda nüüd lahendada? Tegelikult see jutt, mis sa praegu kõik ütlesid, see on hästi õige, et kui sisekujundus on jõudnud oma etapiga sinna, et klaaspinnad, et kardinad või mis me sellega siis nüüd teeme, et Eesti inimene või üldse kõik inimesed ikkagi oma kodus vajavad privaatsust, et kardinad ei ole ainuke lahendus. Et tekkiski siis mõte, et kuna nutikile on selline asi, mis lahendab hästi palju probleeme, et kõigepealt on privaatsus, siis on, ütleme, kui on maastlaeni suured aknad, päikesevalgus, kiirgus, see soe, mis võib tuppa tulla. Nutikile on siis väga hea alternatiiv näiteks praegu levinud või palju kasutatud tehnilistele kardinatele ehk rulood ja ripikardinad, et ta lahendab kõik need probleemid ja tema eelis nende ees on just see, et ta võimalikult vähe jääb ruumi detaili, visuaalset müra, ehk tegelikult on nagu, ta ei ole iseenesest mingisugune asi, mida sa kohe näed, aga ta lahendab kõik su probleemid. Ja mis perenaistel on hästi hea veel, on see, et akende pesuga on muretu. Et kui sul on nutikile, et siis piisab ainult tolmulapiga pühkimisest ja akende pesu jääb ära, minu meelest on üks väga suur argument, miks nutikile võtta. Teine asi, see näiteks, kui sul on hästi ilus eksteriöör, ehk õues on väga ilus pind ja suur klaaspind, et miks mitte tuua seda välisruumi siis ka sisse, et sa ei pea neid kardinaid eest ära kiskuma, kui sa tahad imeilusat väikese loojangut või loodust näha, et lihtsa näpuliigutusega saad sa siis selle vaate omale avada. Minu jaoks saab ikkagi natukene arusaamatuks asi, et kuidas saab üks kile olla nutikas, et näed, vajutan puldi pealt, põmm, ei näe hoovi, vajutan uuesti ja nüüd ma näen. Kuidas saab kile olla nutikas? Jah, perenaine pöördus meie poole, et tema tahame talle nutikilet, kuid siseviimistsustööd olid juba tehtud. Ja pakkusime välja 2 varianti. Variant 1, freesime ja pahteldame kaablid seina sisse. Variant 2, kasutame siis põrandatel sellist väikest liistu, mida siis ka väga ei märka, aga see on ikkagi pinna peale. Ja sai siis valitud variant 1, freesimine ja pahteldamine ning kõik kaabeldus jäi siis seina sisse peitu ja klient jäi väga rahule. Ehk siis see sama kile nüüd ongi pandud nende akende peale? Täpselt, ehk siis paigaldasime nutikile olemasolevale klaasile, peitsime kõik kaablid ära plastikraami sisse ning nüüd ei ole mitte ühtegi kaablit enam näha. Töö põhimõte on siis selline, et ühendame kaablid ära toiteplokiga ja toiteploki paneme pistikusse ning nüüd saabki siis muutama akende läbipaistvust. Ning voolu tarbib ta, ütleme siis sama palju kui üks sülearvuti võrdub 10 ruutmeetrit nutikilet. Ehk siis, kui ma nüüd puldist vaatan, näed, nüüd siis ta on töös või puhkehetkel? Nüüd ta siis on ilma vooluta. Ja nüüd, kui ma panen, nüüd on väikse vooluga. Aga kaua ta eluiga on? Eluiga on siis üle 12 aasta. Ehk siis, kui põhimõtteliselt ühel hetkel enam läbipaistvust muuta ei saa, siis tõmbad kile maha ja on tavaline klaas tagasi.
kuidas pererahvas vastu võttis teie poolt välja pakutud idee, et on olemas selline asi nagu nutikile? Tegelikult päris kohe ikka korralikult tõmbasid käima, ütleme niimoodi, ja väga ilusti võtsid vastu. Ja kui teiegi soovite kõigest ühe nupuvajutusega oma koju privaatsust ja õdusust tuua, siis vaadake nutiklaas.ee.